Inna Kisslinis, Eesti naistekoondise kapten. Jalgpallisõbrad teavad sind ilmselt laiemalt aastast 2007. Sa tegid siis oma naistekoondise debüüdi Läti vastu ja me oleme jõudnud nüüd tänasesse päeva. 2024 aastal sai sinust väikese Elli ema. Milline see teekond sinu jaoks on olnud? Ma arvan, et ma ei mäleta nagu neid esimesi mänge ja neid esimesi aastaid nii hästi, aga viimased on küll meeles. See on olnud väga pikk teekond, täis ilusaid hetke, aga ja võib-olla see tippsündmus minu jaoks on ikkagi emaks saamine ja siit edasi nagu see liikumine, et kuidas ma jõudsin tagasi jalgpalli juurde. Milline see sinu iga tavaline päev üldse välja näeb, mängides jalgpalli ja olles samal ajal ema? Ega see lihtne ei ole, aga ma arvan, see on võib sama öelda iga ema kohta, kes jääb koju lapsega. Jah, me arkamegi üles, sööme, mängime, magame ja siis õhtul ma lähen trenni. Aga kuna ma olen välismaal ja ega meil väga palju abi ei ole, siis me peame kahekesi hakkama saama kuidagi. Võib-olla see on kõige keerulisem selle juures, et ma saan ära minna siis, kui minu abikaasa jõuab koju, kes käib tööl igapäevaselt. Nii et see nõuab hästi palju logistikat ja sihukest korraldamist, et kes millal kuhu saab minna, sest tema ju ka tahaks trennis käia ja muid asju teha. Nii et peab kompromissi leidma ja peab leidma võimalusi selleks, et ennast vormis hoida. Kõige suurem, ma arvan, et on väsimus. Selles mõttes, et sa oledki emana, kui sa oled terve päev kodus, tundub, et oi, kui lihtne, aga tegelikult ma arvan, et ma ei ole oma elus nii väsinud olnud. Siis, kui ma profijalgpallur olin, siis kui mul oli 2 trenni päevas ja siis 7 trenni nädalas pluss mäng, ma arvan, et see hetk praegu on ikkagi nagu kõige raskem. Ja siis sa pead nagu kuidagi sees leidma selle tunne, et sa leiad energiat ja sa lähedki õhtul veel trenni. Kas sa tunned, et oled pärast emaks saamist mängijana muutunud? Ma arvan küll. Me räägime siin psühholoogilisest poolest, nagu tehniliselt raske öelda, et sa ikka nagu leiad või pead uuesti ennast leidma jalgpallurina, aga nagu psühholoogiliselt poolt ma arvan, et ma väärtustan seda aega rohkem. Ehk siis, kui ma lähen trenni, siis ma olen 120% nagu sees. Sellepärast, et ma tean, kui palju see tähendab minu jaoks ja kui palju vaeva ma nägin, et sinna jõuda, üldse sinna trenni jõuda, mitte et seal nagu osaleda. Nii et üks on see väärtustamine, mis tähendab, et sa annad nagu isegi rohkem endast trennis ja teine on see, et kui on halb päev või halb treen, et sul ei ole aega, nagu sa ei jää sinna kinni sellesse hetke, sellepärast, et sul lihtsalt ei ole aega, kui lõpuvile kõlab, ma astun platsilt maha või üle joone, siis mul on teised asjad, millega ma pean tegelema, millele ma pean mõtlema ja mul ei olegi aega nagu mõelda selle peale, mis just juhtus. Kui meid nüüd kuulab vestlemas keegi, kes tahaks ühendada emaduse ja tippjalgpalli, siis mis oleks sinu sõnum neile? Minu sõnum on see, et tänapäevases maailmas kõik on võimalik. Kindlasti ma siin pean ütlema, et ma olen nii palju toetust saanud nii Jalgpalliliidu poolt, treenerite, abipersonali, medpersonali poolt ja ka minu perekonna poolt. Et see on hästi vajalik, see on hästi oluline, et sa saad seda abi ja sa saad nagu toetust. Aga kui see on olemas,
siis kõik on võimalik lihtsalt väga julgelt ja ma väga loodan, et kui tema kasvab suureks, siis tema jaoks ei ole isegi küsimus, et ta saab saavutada kõike, mida ta soovib ja et ta ei pea valima, kas ta saab nüüd emaks või ta liigub edasi karjääris või spordis või kus iganes ta tol hetkel on. Kuna meil on praegu kätte jõudnud emadepäev, siis sobib küsida nüüd siia intervjuu päris lõppu. Mis on sinu jaoks olnud üks kõige erilisem hetk nii ema kui jalgpallurina? Ma arvan, et eelmine reis, sellepärast, et minu enda ema oli kaasas, et siis oli 3 põlvkonda koos. Ma tahaksin tänada oma ema ja soovitada talle ilusat emadepäeva. Mul on olnud lihtsalt suurepärane imeline lapsepõlv ja tema emana on olnud nii lihtsalt super, et ma loodan, et ma saan Elli pärast saab samamoodi rääkida võib-olla oma emast ja mõelda sellele, nagu mina mõtlen oma emale ja oma lapsepõlvele. Aitäh, Inna, ja head emadepäeva! Aitäh!